See on see ruum, kus 1995. aastal ehitati välja siis Tallinna veepostusjaama osoneerimise tsehh ja selle osonaatori juhtimine. Osonaatori juhtimine on seal selja taga kilbis oma loogika peale ehitatud ja meie ehitasime siia juurde siis oma juhtimissüsteemi ühe väikse osa, mida on siis tänaseks päevaks laiendatud nüüd kogu veepostusjaama terve protsessi juhtimise peale ja sidusime need kaks süsteemi omavahel ära, nii et kui 1995. aastal oli dispetšer istus siin selles kohas ja juhtis seda osoneerimise protsessi ja pidi 24 tundi ööpäevas siin seda süsteemi valvama, siis tänaseks päevaks on kõik need signaalid, mõõtmised viidud üldisesse juhtimissüsteemi ja kõik need samad signaalid ja mõõtmised ja juhtimised on viidud sinna suurde dispetšerisse. Ohtlikke protsessi jälgitakse lihtsalt turvalisuse tõstmiseks mitmete anduritega, et sellises kohas, vähem ohutus kohas näiteks pannakse üks temperatuuriandur temperatuuri jälgimiseks, ohtlikumates kohtades pannakse mitu temperatuuriandurit ja sellega tagatakse see, et kui ükski neist temperatuurianduritest näitab, et asi on läinud ohtlikule piirile liiga lähedale, siis aetakse see protsess alla, peatatakse kogu süsteem sõltumata sellest, et see võis olla lihtsalt selle ühe anduri rike. Meeste igast sõnast toimub usaldusväärne töökogemus. Kui kaua sina oled automaatikas juba tegev olnud? 30 aastat. 30 aastat. Mis on selle aja jooksul muutunud? Oi, palju. Siis, kui ma automaatikaga tegelema hakkasin, siis oli ainult relee automaatika, ainult puhas relee. Mis see tähendab? Relee on selline magnet, kus olid kontaktid küljes. Kui midagi oli vaja juhtida, siis relee tõmbas kontakti kokku ja siis midagi tehti. Kas pandi pump käima, siiber lahti, siiber kinni. Aga nüüd on kõik elektroonika, nüüd on puhas arvuti. Siis oli kõik füüsiliselt käega katsutav automaatika. Aga nüüd on kõik programmilised, seda ei näe, seda katsuda käega ei saa. Automaatika on üldse selline, ütleme, kui me juhime mingisugust tehnoloogilist protsessi, näiteks konkreetselt siit, et me doseerime kloori vette. Nüüd automaatika peab kõike seda tegema, mida inimene peaks tegema käsitsi, et kui midagi nüüd juhtub, näiteks kui veehulk suureneb, siis tuleb kloori rohkem panna. Kui veehulk väheneb, siis tuleb kloori vähem panna. Automaatika peab tegema seda automaatselt, programm peab seda tegema, mida peaks tegema inimene. Mis automaatiku töös on huvitavat? Kõik, otsast lõpuni. Esiteks, erinevad projektid, erinevad protsessid. Ja neid tuleb algusest kui lõpuni on võimalik neid ise teha. Teine asi, iga töö lõpeb eri kohas. Nad erinevaid inimesi. Saab suhelda erinevate inimestega. Ütleme, tehnoloogiliste protsesside juhtimistel on üsna tihti nii, et väga kiiresti tuleb tegutseda. Ja teinekord inimene lihtsalt nii kiiresti ei jõua, kui oleks vaja. Ja kuna tehnoloogilised protsessid on küllaltki keerulised ja neid asju, mida jälgida tuleb, neid on palju, siis inimene füüsiliselt ei jõua neid teha. Ja sellepärast automaatika on parem ja hea, et tema teeb ikka kõike jälgida ja teha ja toimida. Muidugi programmid on kõik täpselt nii targad, kui inimene teha või programmeerijad teevad. Tabult on tume tükk ja ega ta arvuti ise ei tea midagi.